Tervist, head tehnikahuvilised! Siin on siis, tuleb nüüd videokirjeldus pakkumisel olevast tehnikahunnikust. Neid asju on küllaltki nii palju, et igaühest pilti ei mahu siia Oxygen keskkonda ja lihtsam on teha video. Nõnda alustame. Akulaadija igast erinevatele mõõtudele täiesti töökorras. Üks miski väike skanner raadio peaks olema töökorras. USB laadija minu teada jonnib. Miski elektroonikablokk detaili baasiks lihtsalt täiesti tutikas käe ümber see staatika asi. Siis on paras hunnik mingid monitoride ja läpakate seest kõlareid. Need on kõik uued ja töökorras, neid peaks olema siin veel. Tulevad miskid raadiovalvesüsteemid 27 MHz peal Mokoma 500. See on mingi, kas oli videoprojektori või oli selle, mis suured telekad on, selle lambi toiteblokk peaks olema töökorras, detaili baasiks. Ventikas, mingi Sten nimeline pult, veel 2 ventikat, 3. ventikas, nii, miski reduktormootor. Siin on mingi kõrgepingeblokk, millega omal ajal sai testitud neid monitoride külmkatoodlampe. Siit vajutad nuppu, siis ta annab kõrge pinget. Täiesti töökorras plokk, CD playeri mootor, mis veel, mingi väike kõlar, testimata, VGA 8 jagamine, kaabel, mingi reduktor, kuskilt suurema printeri seest, videoprojektori lamp, ei ole olnud millega katsetada, võib-olla saab kuidagi siia ühilduda, pistikud otse ei klapi. Natuke vaske, veel ventikat, reduktormootor, tagurpidi paned, siis toimib generaatorina. Nii. Veel üks reduktormootor. Jumala tutikas Fluke testri korpus. Mingi kupliga ventikas. Siis on siin eraldi tuleb arvutivärk, üks mingi vanema põlvkonna kõva ketas. Ma usun, et ta on kusjuures isegi töökorras. Siis on, see peaks olema Delli läpakate DVD. Tõenäoliselt töökorras. Siis on siin eraldi karbikese sees on mingi GPS-seade, kusjuures see ka isegi võtab eluvaimu sisse. See peaks olema nüüd üle Bluetoothi ühilduma läpakaga. Ja veel on mingid navikaardid, Regio, Eesti, Atlas. Nii, sellega saab mängida helikaart, tõenäoliselt täiesti töökorras. Nad kõik ei ole nagu sellises staatika pakendites. Mingi läpakat DVD raam. Mis siin on veel? Stopper. Täiesti töövõimeline aparaat patarei sisse ja mõõdab sajandiks sekundeid. Eurokalkulaator töökorras. Mingi imelik asi, ma ei tea, mis ta on. Paistab nagu monopistikuga, aga kuhu ta käib, mida ta teeb, ei tea. Paistab tutikas, originaaljuhet ei ole laiali võetud veel. Nii, võrgukaabel 1, punane signaal tuluke, kaamera, kuppelkaamera, mingisugune alus. Peaks olema veel kuppelkaamera korpusi endeid. Nii, valge hiir, mis töötab, aga tal see rullik ei toiminud, muidu töötab. USB hiir. Siin on üks suitsuandur. Tema töötab see kolme ümmarguse patarei pealt.
peaks olema töökorras, testinud ei ole. Veel võrgukaabel, uus. Siis on üks veebikaamera, täitsa ilusa väljanägemisega. Minu arust tal oli mingi asi, et kas see koputamise peale nagu see pilt virvendas. Aga muidu selline riist, mis installib ennast ise ära ja selle öövalgustusega luup regulitav. Et äkki selle kerge koputamisega saab ta siis uuesti nagu tööle. Ei tea, mis paks see on, siin sees on nipukad. Keedame see kõrvale. Jälle ventikas. Mingi kaardi ots. USB kaabel, jumala korralik. Kettakaabel. Kaableid on siin veel, nii siin on mingi pikemad võrgukaablid ja see on ilmselt, ma arvan, DSL kaabel. Nii, siin tulevad nüüd siis need kuppelkaamerad. Need on kaamera korpused, nad on sees tühjad, aga neid võib väga edukalt nagu kas või tüngakaameratena kasutada. Neid on kokku 4 tükki. Kus kaamerad ise on, sorry, ma ei tea. Mingi kaameratega seotud toiteploki otsik. Siin on veel kaameratega seotud värki. Ma ei tea, kuidas see peab käima, aga minu teada see peaks olema 2,4 giga saatja kaamerale. Vähemalt mingisuguse kaamera sees ta kunagi oli. Mis seis ta on, ma ei julge lubada, sest ma ei oska teda ühendada. Videopistik. Nii, moleksid, jumala tutikad. Meil paistab telefonikaabel, jumala tutikas jälle. Võrgukaabel, jumala uus. Siis on siin üks vahva asi nagu USB dock. 5-voldine toitekas järgi. Ja siis ta USB kaudu peaks nagu nüüd tegema siis nii helisisendid, väljundid, COM-boardi, LAN-i, USB laiendused ja monitori. Et see, mis siin ennem oli kaabel, see sobitub täpselt siia otsa. Targuse toode peaks olema töökorras. Pole lihtsalt ise seda hulka aega pruukinud. Nii, kes tahab autosse midagi ehitada, omapärane lülitiga, sigareti otsa juhe. Veel üks kuppelventilaator, samasugune. Tulevad 2 termostaati. Minu teada täiesti töökorras. Selles suhtes oli kindlad, et nad on mehaanilised. Veel võrgukaabel, tutikas videokaabel pakendis. Siin on mingi meeter, mida ta mõõdab, ma ei tea. Uunikumipoolne asi. Omaaegse parabooli küttekeha. Jumala tutikas. Üks kaamera jalg. Ja veel üks USB dock, Belkini versioon, toitekas on ka taga. See on minu teada ainult pakendist välja võetud ja jumala uus. Mark on tal F5U216, mingi telefonihoidik, paar mootorit, veel kaablit ja veel kaablit uued vendikas. Siin on mingisugune impulsi või ma ei tea, mis timer asi see on, et 220 pealt töötab.
minu teada töökorras, omapärane asjandus, värvilist traati. See peaks olema nüüd Vibro pingemuundur omaaegne. Vibro pingemuundureid on siin 2 tükki veel, et need pinisevad ja siis tekitavad kõrget pinget selle läbi. Siis on siin üks Dynamoga taskulamp. Tema puudus on see, et tal akud on väsinud, aga iseendast nagu see Dynamo pealt töötab. Et kes vaevub uued akud panema, see saab omale siukse lambi. Veel üks arvutikõlar, mingi nupuga asi. Veel üks Vibro muundur. Minu arust see oli mingisuguse karjaajamisaparaadi seest kunagi. Pisike taskulamp. Lekkevoolu kaitse. Printeri kaabel. Ja siis on kõige lõpuks on selline see Defenderi mingi selle woofri kast. See on küllaltki ära retsitud, aga äkki saab tast midagi. Selle panen kuidagi pakin eraldi siia juurde. Siis on mingi kõrgepingeblokk, mis töötab muide vist 12 voldi pealt ja annab välja üks mingisugune 2000 või niimoodi. Ka mingi suurema printeri või värgi, mäleta mille seest. Ranteloni datafilter. Ranteloni teemat oli siin veel. Et siin on see Ranteloni antennivõimendi koos 2 alaldiga. Üks on mingi muu alaldi. Teine alaldi on selle jaoks, et näed, siin on see Siemensi digituuner. Ja see digituuner on MP2, tähendab, on siis mõeldud Soome kanalite jaoks. Ja see oligi kunagi mõeldud projektina, et püüad Soome signaali kinni, võimendad ülesse ja siis, et sellega peaks saama vaadata Soome digikanaleid. Asjad on kõik kuidagi niimoodi pooleli jäänud, lihtsalt ei jõua üksinda tegeleda kõigega. Veel üks lekke rikkevoolu kaitse, kohe võrgupistikuga olemas. Siis on veel arvuti teemalt on sellised ilusad ventikad, 2 tükki. Ja veel üks reduktormootor, mis on siin on lüliti andur, et ta käib nagu mingi piirini ja siis lükkab seda mikrolüliti nagu kontrollib asendit. Siin on veel mingeid asju. Ma arvan, et siia kasti võib lisanduda veel üht kui teist. Et vaadake video uuesti otsast läbi ja äkki keegi saab siit midagi vahvat.